Täna ma mängin siis jälle sellist mängu nagu Minecraft. Mis Minecraft? OpenDDT. Ja see Minecrafti hakkas ma sellepärast ütlema, et ma lihtsalt enamasti teen Minecrafti videoid. Nii. Ja eelmises osas ma sain siis oma laenust lahti. Ja hetkel on mul siis kasum. Et muidugi mitte suur, aga ikkagi kasum. Nüüd ongi mul siis mõte, et rauamaaki võiks siia peatusesse juurde veeta. Aga selleks juurdeveoks kasutada muidugi siis ka neid veokaid. Ja üks ma kontrollin, kas üldse on mõni saadaval veel sellel aastal. 1104 siis. On väga hea. Sest just seda mul vaja ongi. Nii. Ja sellega võiks ka ära ühendada. Nii. No ma ei tea, ma laen siis mingisse suvalisse siin rauamaagi kaevanduse kõrvale, lähen lihtsalt maha selle raua. Nii. Ja siin. Mitte laadida. Ja laadi tühjaks. No ma arvan, ma teen 2 sellist masinat kohe. Ja sõidu. Nii. Ja see aasta on nüüd jälle plussis. Nii palju peal. Osso, nüüd tuleb pappi, ma arvan. Palju siit tuleb? Ma arvan, et ikka tuhandetes. Ainult 9000. Ja no see on ilmselt selle tõttu, et nii lähedalt tõi. Nii. Palju neil kasum väga hea. Nii, midagi võiks praegu veel teha, mis mu kasumit kasvataks. Näiteks veel üks raua maagivedu siia. Ja siit veaks rauamaaki siia. Aga mis rauamaak rauda? No ma ei tea. Lihtsalt teostatud äkki. No jah, igatahes see nõuab väga palju raha. Ma pean vist ikkagi laenu võtma. Näiteks 100 000 laenu nii. Ma teeksin kohe siit selle rauamaagi peostardi. Kui mul nüüd hästi läheb, siis see kõik hästi töötab. Ja siis jah.
hakkab raha tulema, mis jube. Ja kui ei tööta, nojah, siis ma pean selle kõik raudtee ja kõik selle rongi ja selle kõik maha. Et kui ka kahjumit toodab. Vale suund. See on praegu väga halb uudis. Sest jah, raha mul niimoodi lihtsalt suulises suunas ehitada ja siis vähem tagasi saata, no sellist raha mul eriti ei ole. Sest nojah, need, kes nagu profi tasemel, no mis profi tasemel, aga noh, ise ka nagu pidevalt OpenDDD mängivad, siis need teavad, et isegi miljonid kuluvad suht kähku. Kui näiteks pakkuda nii omavalitsustele allkäemaksu või midagi. Et siis need miljonid tõesti kuluvad väga kiiresti. No jaa, mul ei ole piisavalt raha, et see näitaks. Aga noh, pärast ma võin teile näidata, et seal on valik. Pakku kohalikul omavalitsusele allkäemaksu. Ja siis nagu tõstab nende hinnangut sinu osas. Et muidu neil on kas, no, umbes nii, et kas keskpärane, halb, vilets, väga halb, kohutav, väga hea, väga hea ja suurepärane. Või umbes nii on ju. Et seda saab siis nagu tõsta. Aga noh, see plekib mingi 500 000 või. Ma pean vist siia kursile tegema, ehitama nii. Nii. Oi. Ja ei ole tulnud. Jaha. Eks ma pean siis siit otse ehitama. Ja siia niimoodi kallaku õnne selle sisse ehitama. No, midagi pole teha. Ai, ei saa üles. Karta võis. Nii. No nii. Maapinna kujundamine. Ai, ei saa. No. Või tuleb siis ilmselt tõsta natuke. No nüüd peaks saama. Ja saab, väga hea. See mulle sobib. Nüüd siis siit. Oota, siit. Siia. Okei. Mõtlesin lihtsalt plaani läbi. Ja näiteks ma ei tea, võib-olla ma võtaksin äkki eesmärgiks siin, vaadates linnade suurus näiteks 15 000 elanikuse linna see olemus. Või võtaks, ma ei tea, mingi 10 miljonit kasumit.
no mingi sellise eesmärgi ma arvan, ma endal võtan. või no tegelikult, kui asjad õigesti tööle saada, siis see 10 miljonit, noh, polegi nii aeglaselt tuleb enam. Sest jah, see on küll mu enda tehtud, on ju. Aga ma mitmikmängus sain endale ühe ettevõtte, mille aasta kasum oli 96 miljonit umbes. Mõni aasta isegi natuke üle 100 miljoni. Ja niimoodi ma siis seal olin. Ainult, et üks mingisugune ettevõte oli veel edukam, aga noh, ma ei tea, mis tal siis seal valesti läks, aga järsku tal see kasum langes ikka peaaegu 2-kordselt. Nii, kujundamine. ja pange kommentaaridesse, video kommentaaridesse, et millest ma võiks veel videoid teha. No et kas ma teeks veel OpenDDT'st või Minecraftist või et millest. Nii, ja nüüd ülesse. Vaatan, palju siin 55 000, mis tähendab, et ma oleks muidu teeninud praeguseks hetkeks 20 000 kasumit umbes. No mis mu firma väärtuseks on? 130 000. Okei. Nii madalaks ei jää, seda ma ütlen. Nii, siin on vaja maapinda tõsta. Nüüd on vaja siis paremale poole hoida. Ei, seda ma ei taha ehitada nii. Oota, ei vale asi. Nii pidi. Oho. Niimoodi. Ja mis mul veel mõte tuli? Et ma võiks hakata ju kaupasid ka vedama varsti. Kuhugi umbes nii, et ühest mäpi otsast teise mäpi otsa. Või no nagu võimalikult kaugele. Siia või siia? Siia. Ei tegelikult siia. Nii, panen kohe igaks juhuks märgin ära, et ma valesse ei ühendaks. Siia.
no. tegelikult oleks õigel ajal neid jaamu ühendanud. Oleks ma saanud vaid mõne suure jaama läbimise. Aga ei, siis ei tulnud sellise säästlikuma mõtte peale. Nii. Vaatan. Ja äkki saab. Ühendatud. Ja ühendatud, väga hea. Siit algab. Nii, noh. Depoo paneks siia. Ja nüüd siis kohe rauamaagi vagunid. Ahah. No nii. Nüüd on tõe hetk. Varsti nimelt saab teada, kas see tasus ära või ei tasunud ära. Ma arvan, et näiteks siit otsast ei hakkagi üldse rauda võtma. Enamasti. Sest ta saab enne täis juba. Ma arvan. Nii. Üheksa ehk siis 8 kaevandust. Aga loeme üle kohe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jah, kõik õige, väga hea. Kui nüüd hästi läheb, siis see hakkab mulle raha sisse tooma. Nii. No, miinuses. Seda annab muuta. Ikka jõuab. 56, näepärast see oli vist täis. Jap, vaadata siin tonne. Sai see siin otsast täis. Umbes. Palju siis siin? Rauamaaki on 30. Väga hea, need jõuad ära viia. Aga nüüd on tõe hetk. Ma arvan, seda on äkki eelarvest näha, kui ta esimest korda täiskoormaga kohale jõuab. No, vähemalt lootus on. Et see on suur raha. Ma vähemalt loodan. Et see on millal see on. Kui palju see rauamaaki peale võtab. Et see on piisav selleks, et teha mingi hiigelkäive. 30 tonni täis. Aga no eks las ta sõidab siit lõpuni. Vaatan. Läbib. Huvitav, palju see mulle raha toob ühe korraga? No ma loodan, et ikka palju.
no nii, olen valmis selle rongi raha vahetamiseks. jõuab. nii. palju ta mulle annab? 10 000. noh, päris hea. jah, ma ei tea, kas just hea, aga ega ta halvemaks ikka ei tee. vaatame registrit. nii. kas teeks siia vahele mingi raudtee? või nii, ei. ma ei tea. aga ma arvan, et nüüd ongi koht selle video ära lõpetamiseks. head aega.